Me räägime nüüd natuke tõsisemal teemal. Hiljuti sai minu üks väga hea sõber insuldi. Õnneks pääses ta sealt kergemalt ja see tekitas minus mõningaid küsimusi. Mul on väga hea meel öelda tere tulemast, doktor Inger Tark. Väga hea nimi, et targalt vastata. Tere. Et räägime siis, mida see insult endast üldse kujutab? Insult on äge ajuhaigus ja insulti jaotatakse selle alusel, kuidas ta tekib. Et jaotatakse siis kas veresoone või ajuarteri umbumisest tekkinud, trombist tekkinud ajuinfarktiks või siis teise variandina ajuveresoone lõhkemisest tingitud ajuverevalanduseks. Nii et insulti võib olla 2 eri tüüpi. Ja suurem osa, kuskil üle 2/3, 85% nendest on tegelikult just trombist põhjustatud, nii et ajuarter, ajuveresoon läheb kinni ja see põhjustab vereringe häire selles konkreetses ajupiirkonnas ja sõltuvalt siis sellest, kus ajupiirkonnas see häire on, tekivad ka sümptomid, sest aju on siis ära jaotatud eri piirkondadeks, mis vastutavad meil inimeseks olemise eest, kõige eest, mida me teeme ja lähtuvalt siis sellest kahjustuse kohast tulevad ka sümptomid, mis sellel hetkel tekivad, kui verevarustuse häire on tulnud. No see minu tuttav oli eakaaslane, see tähendab, et vanem inimene, aga kas see ohustab kõiki meid või? Tegelikult jah, see on tõsi, et võib-olla on inimesi, kes arvavad endiselt, et see puudutab ainult vanemat elanikkonda, aga tegelikult võib insult tabada ükskõik missugust inimest ja missuguses eas, lastest vanainimesteni. Kuigi tõsi, et üle poolte juhtude siiski esineb see 75-aastastest inimestest edasi, aga pooled neist, kes insuldi saavad, on ju nooremad ja selle tõttu peaks olema nagu kõigil kuskil kuklas teada, et kummaliste sümptomite tekkimisel peaks kindlasti sellele tähelepanu pöörama. Millised on kummalised sümptomid? Insuldi põhilised sümptomid on näiteks see, kui inimesel läheb nägu viltu. Siis on see juba juhtunud ju? Ja just nimelt, et ega insult tekibki ootamatult, täiesti ette nagu hoiatamata suvalisel ajahetkel, et see ei ole mingil kindlal ajal päevast või ööst, vaid lihtsalt juhtub. Ja sellel hetkel, kui see veresoon läheb kinni või läheb katki, tekivadki kohe sümptomid ka, et need ei jää ootama, et kas läheb nägu viltu, käsi läheb nõrgaks, tuimaks, hakkab kuidagi surisema, jalg nõrk või tuim või kaob näiteks kontroll liigutuste üle, et ei kuula enam sõna, ei saa enam niimoodi teha harjumuspäraseid asju või siis näiteks kõne muutub, et kas diktsioon läheb ebatäpseks, pudistavaks või siis näiteks inimesed lähevad justkui segamini või sassi, mis tähendab, et näiteks nad ei saa sõnu välja öelda. Või siis räägivad küll hästi palju, aga täiesti ebaselged sõnasalatid, seosetut juttu või siis vastupidi veel, mitte vastupidi, aga et lisaks sellele enese väljenduse raskusele võib tekkida ka probleeme, et inimene ei saa enam teistest aru, et talle räägitakse midagi vastu, palutakse midagi öelda või teha ja ta ei mõista seda korraldust, sest et häiritud on ka see osa kõnest, mis vastu võtab seda ümbritsevat kõne. Aga kas siis mingit märke ennem ei ole? Üldse sa ei saa aimu ka sellest, et see nagu tuleb või? Tegelikult mitte, et kui ta kohal on ja kui need sümptomid tekivad, see ongi esimene märk. Aga nüüd selline hoiatus tõelisele insuldile, kui me räägime nüüd ajuinfarktist, sest tegelikult ajuverevalandusele sellist väga head ettehoiatavat kergemate sümptomitega varianti justkui ei ole, aga ajuinfarkti puhul teatakse siis ka sellist nagu nii-öelda arstikeeles DIAT või transitoorset ajuisheemia atakki või mikroinsulti vahel rahvas räägib. Seda terminit ma olen kuulnud. Just nimelt. Ja see on nüüd siis selline ajutine vereringe häire ajus, mis näiteks ongi siis tingitud sellest, et samuti tekib ummistus veresoones, aga see läheb ise mööda, et organism saab selle ummistuse ise ära lahendada ja need sümptomid kestavad siis mõnest minutist kuni 1 ööpäevani ja lähevad mööda. Aga siinkohal ma tahakski rõhutada, et ega keegi seda meist ette ei tea, et see tõesti mööda läheb, kui see juhtunud on. Lihtsalt see võib olla hoiatuseks, et mõnedel inimestel tõesti, kui nad meieni juba arstide juurde satuvad, on tõesti lugu rääkida, et näiteks mul oli paar nädalat tagasi 10 minutit käsi imelik. Või mul oli nagu natuke raske sõna öelda, aga see läks ruttu mööda ja ma ei pidanud seda millekski.
aga tegelikult oligi see siis see lühikene vereringe häireatakk, mis eelnes tõelisele insuldile ja selline häire ongi selline tugev ennustus, et see oht on olemas ja tuleb samamoodi reageerida tegelikult. Kas neid vereringe häired või siis neid, ütleme, kõige hullemas variandis trombe, kas neid ei ole võimalik ennetada, et kas me midagi teha ei saa, et mul siin ajus kõik korras oleks? Tegelikult saame ikka, et see, nagu me rääkisime, et see algab tegelikult ju see puudutab inimesi igas vanuserühmas, kuigi rohkem vanu inimesi ja miks, sellepärast et ega põhilised probleemid, miks ikkagi suures osas insult tekib, on varasemad veresoonkonna kahjustused juba, mis on tekkinud aja jooksul. Et algab ju kõik lihtsalt tervislikest eluviisidest, elu vältel, et inimesed toituksid, liikuksid korralikult, ei suitsetaks või loobuksid sellest, kui nad on seda kunagi teinud. Alati on mõistlik lõpetada suitsetamine, et selleks ei ole kunagi hilja. Tegelikult veresoonkond tõesti võidab sellest ka siis, kui inimesed on seda mitukümmend aastat teinud. Alkoholi tarvitamine kindlasti ka, et inimesed ei arvaks, et kui nad joovad ainult õhtuti klaasikese mingit kanget alkoholi või nii ja seda tehakse regulaarselt, siis tegelikult kõik see aja jooksul lihtsalt mõjutab. Et kõik need asjad saab ära teha, aga mis juba viitavad veresoonkonna sellisele häirele iseenesest on see, et inimestel on vererõhu kõrgenemine, mõnedel inimestel nooremas eas, mõnedel hiljem, aga seda peab alati märkama. Seda peaks mõjutama ja ravima ja tegelikult neid ravimeid on tänapäeval niivõrd palju erinevaid, et kui esimene lahendus ei sobi, siis saab nagu järgmist otsida. Üks oluline küsimus on see, et kui see nüüd on tõesti juhtunud, siis räägitakse mingist 4 tunnist, et kui sa nüüd saad abi selle aja jooksul, siis lõpeb kõik hästi. Tegelikult öeldakse nii, et aeg on aju, et 4,5 tundi on see periood, kui laias laastus see ajukahjustus, mis tekib nüüd just trombist rääkides, see ajukahjustus on niivõrd suur ja jäädav, et me ei saa seda tagasi pöörata. See on see 4,5 tundi, nii et alati tasub kiiresti reageerida. Aga millistel hetkedel ma peaksin ikkagi siis, kui ma midagi nagu teistmoodi siin peas tunnen, minema närviarsti juurde? Mis puudutab insulti, mis tekib hästi järsku, eks ju, et siis siin ei ole nagu mingit juttu, et panen aja perearsti juurde või närviarsti juurde, et see on ikkagi selline olukord, mis on meie Eestis ka kiirabidele selline esmakutse, et kui selline kutse tuleb, et inimesel on sümptomid, mille järgi häirekeskus tunneb ära, et see võiks olla insult, siis tullakse kohale kõige kiiremal viisil esimesel võimalusel ja viiakse inimene haiglasse, see on haigla prioriteet, arst ootab haiget uksel ja me püüame selle ravi algatada võimalikult kiiresti. No siin oli nii palju nõuanded, mida meeles pidada, et ma usun, et vaatajad said ka mõtlemist siin, mõtlemise ainet. Aitäh, doktor Inger Tark.